Hea on seista loomulikult autosalongis, kus kõik autod on ilusad, säravad ja terved, aga midagi teha juhtub ka avariisid. Meil on hästi palju erinevaid küsimusi tulnud sellest valdkonnast, et mis siis ikkagi teha, et kindlustuse poolt kõik jääks õigeks. Ehk kui juhtub, kas teiega sõidate ise autole sisse või sõidetakse teile, mida siis täpselt tegema peab, et pärast näpuga ei peaks järge ajama. Uskuge mind, seal on paar sellist väga tähtsat aspekti. Number üks asi on ikkagi see, et salvestage see, kõigil on ju olemas, mitte kõigil, aga paljudel inimestel nutitelefonid ja see päästab ära sellisest halvemast igasuguse avarii puhul. Et siinkohal muidugi tahaks südamele panna inimestele seda, et juhul kui toimub liiklusõnnetus, siis sündmuskohal vormistataks kohe see õnnetus ära, et meil praktikas on mõned korrad tekkinud juhtumeid, kus siis inimesed teevad omavahel liiklusõnnetuse ja lepitakse siis sündmuskohal kokku, et võtame hiljem ühendust ja vormistame hiljem ära, et praegu ei ole aega ja siis hilisema vormistamise käigus osapooltel on juba õnnetuse kohta erinevad arvamused ja siis ei ole võimalik enam ka meil üheselt seda süülisust tuvastada. Et kohe, kui õnnetus toimub, vormistada kas või kui ei ole seda banketti teada liiklusõnnetusest, vormistada vabas vormis suvalisele paberile ära, mis toimus, fikseerida õnnetuse asjaolud, joonistada skeem, panna sinna mõlema sõiduki andmed, juhtida andmed ja siis kinnitada allkirjadega, et mis seal täpselt toimus, et põhjustaja tunnistaks siis oma süüd. Et kui see on täidetud, on kõik korras. Kui seda täidetud ei ole ja osapooled sündmuskohal süülisuses kokkuleppele ei saa, siis tegelikult tuleks sündmuskohale vastavalt seadusele kutsuda politsei ja lasta politseil alustada menetlust.